Nii, tere jälle. Ikka siin kõndimas. Ja tänane teema siis on päästja roll. Et mida see siis tähendab? Ma näen nii paljusid inimesi, kes on selles rollis ja väga tihti ei saa isegi aru, et nad selles rollis on. Sellepärast, et tundub, et see, keda vaja on päästa, see on lihtsalt nii oluline teema praegu antud ajahetkel, et ma pean seda igal juhul tegema. Ja tasuks jälle hakata oma süsteemi uurima, kus see minu süsteemi sisse on tulnud, keda ma siis ei ole saanud tegelikult ära päästa. Mis on need kohad olnud minus kunagi lapsena näiteks, kus ma ei saanud päästa. Kus ma ei saanud päästa võib-olla ühte vanemat, võib-olla õde-venda, võib-olla mingit olukorda, vanaema, vanaisa. Ühesõnaga, see on kuskil meil sügavas süsteemis sees. Ja siis täiskasvanuna hakkame me seda rolli täitma. Seda, mida meil ei õnnestunud teha. Ja mis me siis teeme? Toon siin mõned näited. Valime elukutse, kus teisi päästja. Mina näiteks siin on ju praeguseks ajaks. Ma olen juhendaja, nimetan ma ennast siiski. Ja ma juhendan neid, kes tulevad ja pöörduvad minu poole. Nii et kui sa tunned, et sa vajad toetust, siis ma olen kindlasti olemas. Teine koht on see, et ma leian enda kõrvale sõltuvuses oleva inimese ja hakkan teda päästma. Aga tegelikult, mis ma siis teen? Ma olen ise kaassõltlane. Ja võt selle arusaamine, et ma olen ise kaassõltlane sõltuvuses koos elava inimesega on väga valustade ja mõne jaoks väga silmi avav. Nii et kui sinul on partneriks sõltlane, ja see ei ole ainult alkoholisõltuvus, see võib olla ükskõik mis sõltuvus. Sõltuvus võib olla näiteks töösõltuvus, suitsetamine, siis sa oled alati kaassõltlane. On niisugused pehmemad vormid nagu trenn, aga siis sa võid vaadata, et mis sinuga seal toimub, kui tema kogu aeg trennis käib. Ühesõnaga, mina soovitan seda päästja kohta hakata endas uurima, ikka oma süsteemi uurime ju, siis mis kohad sealt üles tulevad, mis on need kohad, mis sinus tegelikult vajavad tähelepanu, tervendamist, mõistmist ja eelkõige teadlikkust. Sest see päästja roll tihtipeale vajab teadlikkust, et sellest rollist välja tulla. Nii et head uurimist siis, oma süsteemi ikka head uurimist. Ja päästja peab aru saama seda, et me ei saa kogu maailma päästa. On neid kogu maailma päästjaid ka. Mis mu koerad tuleb? On neid kogu maailma päästjaid ka. Aga tavaliselt me päästame ikkagi ühte konkreetset inimest või siis valime mingi elukutse, proovime seda päästa siin, neid mingit haigeid siis või siis oleme nõustajad või terapeudid on ja neid päästa. Aga siin on reegel see, et ma saan aidata, siin on nüüd aidata, mitte päästa, vaid esiteks ma pean aru saama, et ma olen aitaja, mitte päästja. Ma saan aidata ainult neid, kes on selleks ise valmis ja kes seda ise küsivad. Nii et see on selle reegel. Igal juhul mina soovin sulle mõnusat päeva ja ikka enda uurimist.